Sinu lemmik YouTuber, inimene, kes on sulle lugematuid tunde meelelahutust pakkunud, ei pruugi olla see, kellena sa teda pead. Sama tuba, sama hääl, samad arvamused, mis panid sind neid usaldama, aga viimasel ajal tunduvad nad kuidagi teistsugused. Teravus on kadunud, seisukohad on ettevaatlikumad. Midagi on muutunud ja sulle ei öeldud sellest kunagi. Klisside taga osteti kanal vaikselt ära. Videod, arhiiv, isegi vaatajaskond, see kõik on osa tehingust. Pealtnäha pole midagi muutunud. Kui inimene, keda sa usaldad, ei juhi enam seda, mida sa näed, siis mida sa tegelikult vaatad. Nii saavad sinu lemmikloojad erakapitali omandusse. Esimene peatükk, varjatud väljaost ja jõustamislink. YouTube'i voog on hakanud muutuma. See, mis kunagi oli sügav ja mitmekesine põneva sisu varasalv, hakkas tunduma veidi pinnapealsem. Videod muutusid tühjemaks ja korduvamaks. Ja hei, ega me ise ka päris süütud ole. Mõnikord väsid ära ja arvad, et mõistad oma publikut. Ja 1 kuu jooksul tahavad nad ühte ja sama asja pidevalt. Ja siis järgmisel kuul ütlevad nad, et sa teed ainult ühte tüüpi videoid. Usu mind. Me mäletame Venemaa-Ukraina sõjaga kaasnenud tundeid. Aga igatahes pealkirjad muutusid rohkem klikimagnetiteks. Pisipildid muutusid igavaks tehisintellekti poolt loodud segaduseks. Sisuloojad, kes varem tundusid iseseisvad, hakkasid rääkima samu asju. See ei juhtunud kõik korraga. See oli järk-järguline, peaaegu võimatu märgata, kui sa just tõesti tähele ei pannud. Võib-olla sul lemmikloojad lihtsalt muutusid laisaks või müüsid end maha ja hakkasid trendidega kaasa minema. Võib-olla hakkasid nad teisi kanaleid kopeerima, selle asemel, et näidata seda sama lõbusat isiksust, mis sind alguses nende fänniks tegi. Tõde on aga palju sünge. Kanalid, mida inimesed armastasid ja millega üles kasvasid, ostetakse Wall Streeti poolt üles. Erakapital ja teised suured investorid on investeerinud miljardeid dollareid, et osta välja mõned suurimad YouTube'i kanalid. Veritasium, Fireship, Fern, Donut Media, Economics Explained, Simple History ja History Hit on vaid mõned loojad, kes on üles ostetud. Isegi lastekanalid on osa sellest tehingust. Näiteks CoComelon ja Blippi kuuluvad maailma suurima alternatiivsete varade halduri Blackstone'i kontrolli alla. Ja need on vaid need tehingud, millest me teame. Neid ei kohelda enam kui isiklikke loomingulisi platvorme. Neid koheldakse nagu meediamasinaid, odavad ülal pidada, hõlpsasti laiendatavad, loodud tähelepanu haarama, ideid levitama ja müüma ükskõik milliseid lugusid või mõtteid, mida nende omanikud soovivad massidele ette sööta. Mitmed finants- ja tehnoloogiaettevõtted on sellega seotud. Mõned neist on sulle tuttavad, nagu Blackstone ja Goldman Sachs. Teisi sa võib-olla ei tunnegi. Aga neil on endiselt tohutut raha, mida laiali loopida. Sama stsenaarium on juba tabanud mõningaid maailma armastatumaid kaubamärke, nagu Toys R Us, Sears ja Blockbuster. Nad võtavad midagi, mida inimesed usaldasid ja muudavad selle tühjaks kestaks, kõik kasumi nimel. Kui asi puudutab YouTube'i, siis nad ei osta lihtsalt suvalist sisu. Nad ostavad tuttavlikkust, nägusid, mida sa juba tead, kanaleid, millele sa juba mõtlemata klikid, rutiine, millesse sa oled sattunud ilma ise arugi saamata. Nad ostavad välja kujunenud vaatajaskondi, sihtrühmi, põhjuseid, miks sa vaatad. Ja nad ei piirdu ainult loojatega, nad võtavad üle ka terved sisukogud. Aastatepikkused videod, aastatepikkune usaldus. Kõik see juhtus nii, et inimesed ei saanud arugi, mis toimub, sest näod jäid samaks. Ja paljud inimesed arvavad endiselt, et loojate majandus toimib nii nagu varem. Looja teeb mõned videod, kogub vaatajaskonna ja teenib vaatamistelt raha. Ja kogu selle aja jääb ta iseseisvaks. Kõrgeimal tasemel need reeglid enam ei kehti, sest need erakapitalifirmad on aru saanud millestki, mis peaks YouTube'i kasutajates judinaid tekitama. Lojaalsuse ostmine on palju lihtsam kui selle teenimine. Oletame, et ettevõte tahab sulle müüa toodet, näiteks nutitelefoni. Need võiksid seda teha tavapärasel viisil, kulutada miljoneid turundusele ja suruda sõnumit nii tugevalt kui võimalik. Aga isegi siis pole mingit garantiid, et see töötab. Sa võid seda näha ja ikkagi mitte hoolida. Aga mis siis, kui nad ostavad ära selle tehniku ülevaataja, keda oled viimase kümnendi usaldanud? Sel hetkel pole neil vaja sind enam milleski veenda. Neil pole vaja uhkeid turundussõnumeid ega kalleid reklaamikohti. Nad on sind juba veennud. Ja siin ongi see hirmutav regulatiivne lünk, mis teeb kogu selle asja võimalikuks. Tavaliselt, kui sisulooja nõustub toodet reklaamima, peab ta selle avalikustama. Nad peavad järgima reegleid, mida kehtestavad FTC, YouTube ise ja teised ametiasutused üle maailma. Nad peavad oma videotele lisama tasustatud reklaamimärgise ja avalikustama, et nad reklaamivad või tutvustavad toodet või teenust. Me kõik oleme neid näinud. Lühikesed klipid, reklaamid, sponsorblogid. Isegi kui sa need vahele jätad, tead sa, millega on tegu. Ükskõik, mida sa neist arvad, nad on selles ausad, sest nad peavad olema. Platvormid nõuavad seda. Vastasel juhul märgistatakse sisu ära või, mis veel hullem, eemaldatakse see täielikult. Aga kui Wall Streeti firma ostab terve YouTube'i kanali ära ja võtab kogu sisulise kontrolli enda kätte, ei pea nad seda ostu maailmale teatama. Nad võivad uue korporatiivse omandi täielikult varjatuks jätta.
Ja kuigi föderaalseadus tehniliselt nõuab, et nad kasutaksid tasulise reklaami silte, kui nad kasutavad seda loojat oma toodete varjatult reklaamimiseks, on selle jõustamine praktiliselt olematu. Nad võivad reeglitest mööda hiilida, silte mitte kasutada ja loota, et neid kunagi ei tabata. Looja võtab vastu tšeki, kirjutab alla konfidentsiaalsuslepingule ja jätkab oma tööd nagu tavaliselt. Ainult et see pole enam tavaline. Publik ei tea sellest midagi. Nad arvavad endiselt, et toetavad sama tüüpi ühe inimese kirgprojekt. Tegelikkuses toidavad nad hoopis korporatsiooni. Kogu asi on vale. Aga üks asi, mida peame tunnistama, on see, et mitte kõik, kes oma kanali maha müüsid, ei teinud seda selleks, et oma vaatajaid ära kasutada ja raha välja võtta. Me ei tea loojate olukorda ega otsuseid. Mõned võivad olla lihtsalt väsinud ja peavad edasi liikuma. Mõned võivad olla sügavas rahalises augus ja vajavad abi. Me ei tea ja me ei hakka neid loojaid süüdistama. Neil on oma põhjused. Me lihtsalt püüame valgustada looja maailma muutuvat dünaamikat ja sisu, mida YouTube'is tarbitakse. Teine peatükk. Mandumise ahel. Kui YouTuberid loovad oma kanalid, on neil üks eesmärk – ehitada üles ja kaasata vaatajaskond. Kuigi motiivid võivad olla erinevad, on lõppeesmärk alati sama – panna inimesed vaatama. Kõik jäid tellijate arvu ja vaatajanumbrite ümber. Erakapitalifirmad ei näe asju samamoodi. Nende jaoks pole oluline, mida nad ostavad. Eesmärk on alati sama. Osta, kasvata, müü kallimalt kui ostsid. Tööstus võib muutuda, aga ärimudel jääb samaks. Meid ei huvita kvaliteetne sisu. Neid ei huvita loovus, autentsus ega kogukond. Neid huvitab ainult kasum. Enamasti maksavad nad kanali aastase tulu 3-kordsest kuni 5-kordseni, et see lihtsalt välja osta, või struktureerivad nad tehingu teisiti. Nad võtavad enamusosaluse, võib-olla 50–80%, samal ajal kui algne looja jätab endale ülejäänu. See on sageli parem lähenemine, sest sel hetkel pole looja enam lihtsalt looja, ta on oma kanali osanik. Ja see muudab kõike. Nad on seotud investeerimisfirmaga, kes nad ostis. Neil on ühine huvi kanalit kasvatada ja see võimalikult kallilt maha müüa. Igal juhul liigub kontroll. Investorid peavad leidma viise, kuidas suurendada nii teenitavat kasumit kui ka nende üldist väärtust. Võib arvata, et tark viis selleks oleks anda algsele loojale vabadus jätkata seda, mida nad tegid, mis nad edukaks tegi. Klassikaline, kui see pole katki, ära paranda lähenemine. Aga see ei tööta investorite jaoks. Nemad ei taha aeglast ja stabiilset kasvu. Nad tahavad kiiret tootlust. Nad tahavad, et kulud oleksid viidud miinimumini. Nad tahavad optimeerimist igas valdkonnas. Nad ei osta ainult 1 või 2 kanalit. Nad ostavad terve hulga neid. Andmed näitavad, et mõned suurimad investeerimisfirmad on ostnud kanalite gruppe, sageli sarnase stiili, vaatajaskonna või teemadega. Siis kasutavad nad järeleproovitud investeerimisnippi, mida nimetatakse mitmekordseks arbitraažiks. See toimib lihtsalt. Firmad liidavad mitu üksust üheks suureks paketiks. Sa võiksid osta 5 erinevat YouTube'i kanalit, millest igaüks teenib $1 miljon aastas. Individuaalselt müüakse igaüks neist 3–5 miljoni eest. Aga kui need ühe omaniku alla kokku panna, pole need enam lihtsalt eraldiseisvad kanalid. Need muutuvad portfelliks ja seda portfelli saab müüa palju kõrgema hinnaga, mõnikord isegi kuni 10 korda suurema summa kui nende ühine tulu. Ja kõige hullumeelsem osa on see, et polegi tähtis, kas sisu on hea. Tegelikult võib see isegi märgatavalt halvemaks minna. Kanalid võivad isegi osa oma vaatajatest kaotada, kuid investoritele toovad need ikkagi pöörast kasumit, sest Wall Street hoolib rohkem mahust kui hingest. Ja siin tulebki mängu järgmine pusletükk – küllastumine. Kanalid hakkavad tootma rohkem sisu, vähem pause, rohkem videoid igal nädalal. Kui looja teenib ühe videoga nädalas $10 000, siis investori loogika järgi võiks ta teenida 7 videot, tehes hoopis $70 000 nädalas. Ja sellel hetkel ei otsusta looja enam ise. See pole enam see, mida ta arvab, et tema publikule meeldib. Oluline on teha videoid, mis on tõestatult edukad. See pole enam ainulaadsuse või loovuse küsimus. Oluline on haarata trendidest, haibiga kaasa minna ja anda massidele seda, mida andmed ütlevad, et nad tahavad. Siit algabki allakäik ja sitastumise protsess võtab võimust. Investorid vaatavad, kuidas looja kanal tegelikult üles on ehitatud. Uurijad, kirjutajad ja toimetajad, kes kujundavad iga videot, disainerid, kes on aja jooksul loonud visuaalse identiteedi. Nende jaoks ei ole see ühtne loominguline meeskond. See on üldkulu ja üldkulusid kärbitakse. Videod, mis kunagi olid hoolikalt uuritud ja vaevarikkad kokku pandud inimeste poolt, keda huvitas lõpptulemus, toodetakse nüüd sisuvabrikutes või generatiivsete tehisintellekti mudelite abil. Miks maksta uurijale huvitavate trendide ja teemade leidmise eest, kui saad lihtsalt paluda tehisintellektil sekunditega nimekirja artikli koostada? Äkitselt toodab kanal rohkem videoid. See oleks kunagi võinud olla hea asi, mida vaatajad tervitasid. Selle asemel jäävad vaatajad mõtlema, mis valesti läks, sest kui kogus kasvab, langeb kvaliteet.
Need suurepäraselt uuritud ja vigased, kuid ainulaadsed videod, millesse nad armusid, on kadunud ja nende asemel on alles jäänud vaid tehisintellekti poolt loodud jama. Videod, mis on just piisavalt head, et inimesed vaataksid neid reklaamide ja promode nägemiseni, kuid jätavad vaatajad tühja tundega. Seda on näha mõne sinu lemmikkanali enne ja pärast võrdluses. See tehnikaülevaataja või draamakanal, keda sa armastasid, oli omanäoline, hingega, elus. See polnud täiuslik, keegi pole, aga sisu ise korvas kõik selle. See oli originaalne, see oli päris. Ideed ja videod, mis olid hoolikalt tehtud, esitatud inimeste poolt, kes tundsid uhkust selle üle, mida nad tegid. Siis tuli see uus versioon ja vead parandati. Välimus muutus, muutudes äkitselt natuke liiga lihvituks, liiga puhtaks. Mis kunagi tundus kui pilk kellegi isikliku maailma, tundub nüüd lavastatud. Videod ei mõju enam avastustena, vaid toodanguna. Kommentaarid muutuvad elutuks. Ja kõige valusam osa on see, et publik näeb, kuidas see juhtub. Nad saavad aru, et midagi on muutunud, aga nad pole päris kindlad, mis või miks. Mõned isegi süüdistavad ennast või panevad end oma tajus kahtlema. Võib-olla on nad välja kasvanud loojast, keda nad kunagi armastasid, või on nende maitse muutunud. Sageli pole see nii. Asi pole ainult sinus ja see pole ainult sinu peas. Sinu lemmikloojad ongi kehvemaks muutunud ja see pole sellepärast, et keegi oleks vanemaks saanud või oma stiili muutnud. See on sellepärast, et need iseseisvad loojad on korporatiivse masinavärgi sisse neelatud, jättes oma publiku üksi ja segadusse. 3. peatükk. Toimetuslik kaaperdamine. Kui see kõik puudutaks ainult igavaid videoid, oleks see lihtsalt tüütu. Aga see poleks veel kriis. Kahjuks pole asi nii lihtne. Tehisintellekt, rämps ja madalama kvaliteediga sisu ei ole kogu protsessi lõpptulemus. Need on lihtsalt kõrvalsaadused. Tegelikult ei seisne selles, et pead vaatama videoid, mis on vaevu poolegi nii meelelahutuslikud kui varem. Mõtled, miks su lemmiklooja tundub järsku nii hingetu? Tegelikult seisneb selles, kuidas neid videoid ja loojaid kasutatakse ning see toimub praegu sinu YouTube'i ja sotsiaalmeedia voogudes. Kui investorid on loojale käpa peale pannud, ei kuulu neile ainult kanal, vaid nad mõjutavad ka seda, mida tehakse ja mida mitte. Teemad filtreeritakse, teravad nurgad silutakse ja ideed ei jõua kunagi üleslaadimiseni. Me näeme seda juba USA kohalikus uudistekanalites. Suured korporatsioonid ostavad väikseid jaamu üles ja kujundavad nende sisu. Nad kirjutavad ette saateosi, ühtlustavad sõnumeid ja suruvad keskelt toodetud kommentaare kohalike saadete sisse. Ja see jõuab miljonitesse kodudesse. Teile öeldakse, mida kuulata. Enamik vaatajaid ei pane seda muutust kunagi tähele. John Oliver selgitas seda kuulsalt ühes nüüdseks viiruslikuks saanud klipis. 10 võrgustikku kuuluvate kohalike jaamade ankrud üle kogu riigi lugesid täpselt sama uudisteskripti, sõna-sõnalt. See ongi hirm, see ongi lõppeesmärk, sest kui sisu kuulub massiliselt ühele omanikule, lakkab see olemast sõltumatu, isegi kui see tundub isiklik ja tuttav. Suured investeerimisfirmad ei pea olema sama läbipaistvad kui üksikisikutest loojad, mis tähendab, et ülevõtmised võivad toimuda vaikselt. Nad võivad võtta üle sinu lemmikkanalid ja kujundada selle kanali sisu, alates teemadest ja toonist kuni suunani, kuhu see liigub. Nemad rahastavad seda, seega on neil ka sõnaõigus. Mõtle sellele võimule, mis suurte YouTube'i tegijate käes on. Jälgijad kuulavad iga nende sõna, järgivad nende arvamusi ja teevad otsuseid selle põhjal, mida nad ütlevad. Kui Wall Street on mängus, võivad mõned lood saada rohkem tähelepanu, teised aga vaikselt kaduda. Kui firmad annavad YouTube'i tegijatele suure rahalise lepingu ja konfidentsiaalsuslepingu, ei takista neid miski seaduslikult ütlemast neile loojatele täpselt, mida nad peavad ütlema. Need pole lihtsalt mingid firmad, vaid suured erakapitalifirmad nagu Blackstone, kellel on käsi sees kõiges. Tervishoius, kinnisvaras, energeetikas, isegi sõjaväes. Kui firma kontrollib niinimetatud sõltumatute YouTube'i kanalite võrgustikku, mis kokku jõuab 10 või isegi 100 miljonite inimesteni. Neil pole vaja uudistekanaleid osta. Neil on juba levikanalid olemas. Nad saavad kujundada, mida nähakse, mida korratakse ja mis üldse massideni jõuab. Ja see kõik toimub kanalite kaudu, mis näivad pealtnäha endiselt täiesti sõltumatud. 4. peatükk. Sõltumatu veebi surm. See ei olnud see, milleks YouTube mõeldud oli. See oli kunagi sait, kus igaüks, kellel oli kaamera, sai sisuliselt oma enda isiklikku telekanalit pidada. Ja mõnda aega see kõik toimis. YouTube ei esitanud väljakutset ainult tavameediale, vaid võttis selle suuresti üle. Inimesed hakkasid vaatama oma lemmikloojaid selle asemel, et vaadata kaabelkanaleid. Inimesed, kes alustasid tundmatutena, said kellekski. Publikud moodustasid kogukondi ja nad jälgisid oma lemmikloojaid, olles põnevil, milliste huvitavate ideedega nad järgmisena välja tulevad. See kõik põhines autentsusel, päris inimestel, päris ideedel, päris tunnetel. Aga erakapitalifirmad võtavad selle meilt ära. Magamistoas tegutsev sisulooja on muutumas ohustatud liigiks. Pisipilte kujundab nüüd terve komisjon. Videoideed tulevad analüütikast.
Mõnikord kujundavad isegi tehisintellekti skripte turundajad ja isiksustest saavad brändivarad. YouTube hakkab meenutama seda, mida ta pidi asendama. Ja nüüd, iga kord, kui tunned sidet sisuloojaga, iga kord, kui arvad, et see, mida nad ütlevad, on aus või isiklik või päris, on selle taga midagi muud. Investorid, stiimulid, kasumid. Need ei pruugi olla nähtavad, aga nad on alati olemas ja kujundavad seda, mida tehakse ja miks. Lõppkokkuvõttes ei pruugi see sind huvitada. Kui sisu jääb samaks ja see ei mõjuta kellegi arvamust, siis miks peaks see sind huvitama? See on meelelahutus, see ei erine kuidagi sellest, kui lähed kinno vaatama Marveli filmi. Me peame ütlema, et The Infographic Show on 100% sõltumatu ja on seda alati olnud. Meid rahastavad reklaamid, mida te näete, sponsorid, keda me videotes mainime ja kanali liikmed. Kas me saame öelda, et see jääb igavesti nii? Me kindlasti loodame seda, aga YouTube muutub ja keegi ei tea, kus see mõne aasta pärast on. Ausalt öeldes ei pruugi meil selleks ajaks enam seda tööd ollagi. Tehisintellekti rämps võtab platvormi üle. Meie teeme ühe video ja mõne tunni jooksul ilmub 1000 uut, kõik tehisintellekti poolt loodud. Meie stsenaariumid võetakse ja korratakse üle. Tehisintellekt on animatsioonist kiirem. Me võistleme vaatamiste pärast iga tehisintellekti rämpskanaliga. Kas me ei kasuta oma tootmises üldse tehisintellekti? Ei, seda me öelda ei saa. Me kasutame seda tööriistana, mitte asendusena. Me kasutame seda pisipildi teksti muutmiseks, kus varem oleks produtsendil pidanud olema Photoshopi kogemus. Me kasutame seda automaatselt lehtede genereerimiseks, et meie režissöörid saaksid stsenaariumi lahti võtta. Me kasutame seda videokvaliteedi tõstmiseks tavalisest HD-st 4K-ni, et see oleks paremini sobiv teleris näitamiseks. Aga meie uurimistöö, kirjutamine, animatsioon, kõigi lemmik pealelugeja hääl, see kõik on 100% inimeste tehtud. Me ei saa ennustada, kuidas asjad arenevad, me saame ainult näha, kuhu asjad liiguvad. Aga kõige hullem osa sellest on see, et see ei piirdu ainult YouTube'iga. See on osa palju suuremast süsteemist. See puudutab kõike, alates toidust, mida me sööme, kuni riieteni, mida me kanname ja teabeni, mida meile iga päev näidatakse. Kui sa tahad aru saada, kui sügavale see tegelikult ulatub, siis saad teada sellest videos salajased rikkad perekonnad, kes juhivad majandust, või vaata hoopis seda videot.